On 10. aprill. Lähme uurime kohe, mida kujutab endast tänane peamine turniir Mixed-Max. Samuti teeme ülevaate, kuidas läheb EPTF-i suurematel liikmesklubidel. Väga peenne värk. Mina saan nii aru, et nüüd on meil siin see esimene redraw käsil. Mixed-Max tähendab seda, et 9-käeliselt alustasime, kui 36 mängijat on alles, saame uuesti jagatakse mängijad laudadesse, 6-käelistesse laudadesse, 16 pealt 4-käelistesse laudadesse ja viimane 4 siis mängivad omavahel heads-up'i. Ei, vahepeal on siin veel niimoodi, et vahepeal on 5. final table nii-öelda, kust kukub 1 mees välja ja siis üle 4 hakkavad heads-up'i mängima. Kõik need riidid, mis sa praegu paika said, nüüd sa ma ei ole mingid riide saanud, ma jäin justumast äkist ilma kuningad versus poisid sekund tagasi ja siis tegin ise täpselt samasuguse rõveda Badbeati vastu oma mingi 5000-ga panin nupud S10-ga ja kuningatele tõmbasin S-a siis vastu. Ja nüüd lähen oma 11 000-ga, mis on mingi 13 blindi kuskile teise lauda 6 maksi nagu nalja tegema. Põhimõtteliselt, et ei ole läinud hästi. Kuna vahepeal selgus, et Laursipold on õnnetult välja kukkunud, siis püüdsime Wismarist kinni hoopis Kalmer Kirstu ja sa pead nüüd andma terve klubi eest vastust, et kuidas Wismaril läinud on Eesti meistrivõistlustel? Üldjoontes ma arvan, et me võime vägagi rahule jääda. Et Wismari poolt on esindatud ETPF-is ligi 50 mängijat, täpsemalt vist 51. Nende hulgas ka kuulus pokkerimängija Madis Müür esindab meie klubi ja seni on osalenud turniiridel circa 20-25 vist äkki mängijat. Nii, ja kes teist on kõige tublim? No tubli poiss on meil Anti Rental, kes seni peetud turniiridest võib ukustada teise kohaga heads-up'is. Aga kogu meie lootused on Maret Komarava peal, kes homme alustab kell 12 siis finaallauas. Ja üsna nagu top stackiga, nii et me hoiame talle kõik hästi kõvasti pöial. Ma käin koolis, ma käin tööl. Trennis ei käi kahjuks, aga nii ongi. Koolis ja tööl ja pokkeris. See on päris raske küsimus. Väga palju ei teegi rohkem veel. Kus juures? Ma ei tea. Käin sõpradega väljas näiteks ja sporti teen ka. See mulle meeldib. Keeglit mängin. Mitte midagi. Kala püüan. Viimasel olen hakanud raamatut lugema ka. Mitte ainult pokerraamatut, muid raamatut ka lugema hakanud. Ratassid. Praeguseks mängime Eimariga tennist hobi korras ja siis mul meeldib jalgrattaga sõita. Mitte midagi. Viimasel pokker, võtab liiga palju aega ära. Ei jäägi muud. No lifing ja ongi pokker. No lifing. Jalgpalli ka natuke väikse. Ühesõnaga sport ja murumängud. Ja mingi määral olen ennast üritanud harida ka muus valdkonnas ka peale pokkeri. Mulle meeldib käin jõusaalis, välja ei paista, sest see on hiljutine hobi. Alasti oli mul hobid olid pokker või arvutimängud. Vedan perega aega koos ja teen sporti. Markide kogumine ka kindlasti. Tööd. Spordi peale panustamine, teised? Peale pokkeri ma söön. Siin ma käin, õues käin. Mul on panen jalanõud jalga, lähen õue, käin ringi, siis lähen tuppa tagasi, siis jälle toit on võib-olla ja siis ma käin tööl vahepeal ja hobidest rääkides, siis
siis ma olen, ma üritasin midagi välja mõelda, aga mul ei ole tegelikult mingeid hobisid. Imre Leibold annab nüüd aru Poker Newsi saavutustest ja käigust meistrivõistlustel. No Poker News on läinud hästi nagu alati. Ja täpsemalt? Me oleme võitnud ja oleme nii-öelda tugevasti finaallaudades esindatud ja klubide arvestus peaksime olema minu meelest väga pikalt liidrid. Nii, aga kes meil kõige tublimad on? Ma olen ka Poker Newsist. No see pole raskesse olukorda, kes seda mäletab siin õhtul. No Selgeveer võitis Peelloo ära, seal ta tegi veel Eesti pokkerile suure heateo, sest et võitles selle mehhiklase vastu, kes oleks muidu saanud hiigelsuure stäki ja siis Selgeveer nii-öelda elimineeris tema ja jättis ikka võidu koju ja et no tema üle on eriti uhke ja Revo on olnud 3 korda finaallaudades. No kindlasti nagu unustame veel kellegi ära, aga et noh, väga hästi on läinud. Nii, aga sa ise, kuidas sa newslaste au kaitsed? No mina kaitsen peamiselt sellega, et ma nii-öelda nuikotan kassi juures. Et kass et kass nagu on väga vapralt võidelnud ja mina siis kõnnin oma kilomeetrit täis seal tema selja taga. Järjest, ma ei teagi, järjest ongi võib-olla mingi 20 tundi olnud või ma arvan, ma üle 24 tunni järjest ole kindlasti mänginud nagu. Mitte liiga palju, mingi 15 tundi äkki. Ma panen ikka üle, ma olen 30 tundi. Võib-olla 20, aga mitte nagu liiga. Ma olen 30. Järjest, ma arvan, et mingi, no mitte palju nagu üle 24 tunni nagu. 30 tundi. No ja natuke alla 30. Mul on umbes 30. Umbes 24 kuni 30. Mulle kõige pikemalt ma turniiri lõikas isegi hakkaks minema, ma olen ühte kätt mänginud, ükskord ma mängisin mingisugune 8 kuud. 8 kuud ei päriselt, see oli online'is. Ei olnud, see oli online'is. See oli online'is, ma võtsin Excelis, kus neid ikka mängitakse. Võtsin Excelis, võtsin lahti, poti 4, poti 6 ja jäin vastast ootama. Ma 8 kuud ootasin, siis ma panin lihtsalt kinni ja ta küsis, kas nagu save hand, mõtlesin no ja põhimõtteliselt sinna ta ei, aga 8 kuu on maksimum praegu, mis ma oodan talle. 20-25, no võib-olla isegi ööpäeva võib olla küll nagu. Võib isegi üle ööpäeva olla. Võib isegi 30 tundi olla vabalt võib olla 30 tundi nagu. Ma olen crazy sessioone teinud küll nagu, et mingi 30 tundi järjest nagu lihtsalt laksin nagu. Ma arvan, et see on kuskil 14 tundi. Kuidas Sallinnal läinud on meistrivõistlustel? Ma ei ole jälginud väga täpselt, aga kindlasti väga hästi. Äkki teil tuli täna üks meister? Täna tuli kindlasti meister. Peresse, meil ikka peres ka kullad. Aga kuidas sul endal on läinud? Ja mul on läinud ka päris hästi. Aga tulnud on halvasti siiani. Meil rääkisime ära Wismariga ja Poker Newsiga. Neil on homses main eventi finaallauas esindus olemas. Kuidas teil? Ei, no meil on tšempion olemas. See mõttes, et seal on nagu tegelikult nad ju kõik võitlevad teise koha peal, Kiivramis võidab homme. Kiivramis on Allinnast? Absoluutselt. Sa näe. Raudvara. Aga kuidas tuleb võit, sa peaks teadma? Kindlalt. Aga mul on hea uudis ka, keegi daamidest saab 3. koha vähemalt.